Tere tulemast tagasi, saade Mis teed jätkub. Praegu mina olen Lennusadamas ja see on Põhja-Euroopa üks uhkemaid meremuuseume ja minu selja taga on allveelaev Lembit, mis on üks väheseid tervikuna säilinud allveelaevu maailmasõja eelsest ajast. Ja siin Lennusadamas on avatud näitus Merekutse, mille puhul saab kasutada julgelt selliseid märksõnu nagu esmakordne, suurejooneline ja väga põhjalik. Aga enne veel, kui ma näitan sulle, miks see näitus väga eriline on, tutvustan sulle, mida kõike oma perega Lennusadamas teha saab. Allveelaev Lembit oli Eesti mereväe uhkus ja omal ajal oli see allveelaevanduse tippklass. See elas üle teise maailmasõja ja pika eksiili Venemaal. Siin allveelaeval on loomulikult avastamist nii palju, mis teeb allveelaev Lembitu veel eriliseks, on see, et kuni aastani 2011 oli see maailma vanim vees olnud allveelaev ja siis kokku 75 aastat. Ja kui sa juhtumisi mitte kunagi või näiteks ammu pole Lennusadamas käinud ja mõtled, ei tea, kas sa selle allveelaevaga üles leiad, siis see on keset seda suurt aulat siin, see ei jää sulle märkamatuks. Strateegilised mõõdud 59,5 meetrit pikk ja 7,5 meetrit lai. Lastealal on tegevust tõesti väga palju, näiteks on siin samas sellised päästeparved ja siin on siis ka päästevestid, et kui sa saad selle tunde kätte, eks ju, kui sa oleksid tormisel merel ja juhtub õnnetus, sa jääd merehätta, kuidas sa peaksid käituma. Ja siin on võimalus siis ka erinevates keeltes valida, sulle jagatakse nõuandeid, soovitusi ja ka viipekeeles tegelikult saab selle info kätte. Urmas, see elevus, mis näitusega Merekutse kaasas käib, seda on tunda igal sammul, sest et inimesed ütlevadki, see kõik on hästi põhjalikult välja toodud, see on laiahaardeline. Kuidas sina ennast täna tunned, mis su sees toimub, et lõpuks ometi üle 40 aasta on jälle Eesti Meremuuseumi kunstikogu väljas? Meil on tegelikult suur rõõm ja au, et me oleme kunagi varasemalt neid maale erinevates kohtades natuke näidanud, mõned on ka välismaal käinud, aga mitte kunagi nii suures ulatuses, sest see kogu, mis meil neid merekunsti on kuskil 900 ühikut. Muidugi iga näitusega saab välja siiski mitte kõige suurem osa, pigem väiksem osa, et see ikkagi on, neid on kena kõik korraga näha. See on selline kunstikogu, mis pakub eelkõige huvi meile. Ma loodame, et ka nüüd natuke laiemale üldsusele ka. Mis võib-olla sinu arvates on need tähtsad märksõnad, et kui me mõtleme nüüd Eesti Meremuuseumi kunsti kogu ajaloole, siis mis sealt välja tuua? Ma arvan, et eelkõige ühed olulisemad on need, mis on meieni jõudnud läbi selle Meremuuseumi algaastate. Siin ka näitusel on praegu üks väga ilus maal tulelaevas Tekmangrund, mis see on ammune kadunud ajalugu, keegi ei kujutagi ette, mis tähendas tulelaev. Teatud kohtas, mis olid ohtlikud meresõitjatele, olid siis selliste punavalge triibuliste purjedega hoiatusluubid, mis seilasid seal ja hoiatasid meremehi ette iga ilmaga, et see on ohtlik koht. Et selles mõttes on eelkõige see ajaloo teadvustamine, meresõidukultuuri teadvustamine ja ka see, et see oli üks niisugune kõrghetk, mis tegelikult paraku kadus koos fotograafiaga. Laura, mis teeb selle näituse Merekutse sedavõrd eriliseks? See on alati minule kui koguhoidjale eriline, kui oma lapsed või siis kunstikogust teosed, siis, millega ma igapäevaselt töötan, saavad siis inimeste tähelepanu ja võib-olla imetluse osaliseks. Ja imetlus on ju ka see, et tegelikult need teosed ei ole ju 100% professionaalsete kunstnike poolt tehtud, vaid need on ka maalitud mereväelaste poolt, kalurite poolt ja meremeeste poolt. Just nimelt, et minu ja Kadri jaoks see näitus ongi eelkõige siis kummardus inimestele, kelle süda on kuulnud võib-olla merele ja merendusele, aga siis on otsustanud nad ka pinslitõmmetega oma merekutse jäädvustada ka lõuendile või akvarellmaalile.
meremaal ei ole kindlasti lihtsalt see, et me maalime kauneid laineid ja päikeseloojangut mere kohal, vaid meremaal nõuab tegelikult väga suurt ja põhjalikku teadmist kunstnikult, et ajalooliselt on juba näha, et kui 17-18 sajand Euroopas meremaal teeb sellise tõelise eduloo, siis maalida said ainult need, kes ise tegelikult merd ja laevu väga hästi tundsid, olid ise meremehed, merel olnud, sadamates töötanud, nii et tegelikult see on väga-väga peen ja keeruline žanr. Et ei ole vahet, et kas see kunstnik on nii-öelda professionaal, koolitatud või on ise õppinud kunstnik, ise õppinud kunsti meremees. Ja näiteks väga tore näide on meie kõrval kohe, on isa ja poeg August Schmidt ja Erik Schmidt, kes mõlemad on siis pärit Naissaarelt. Erik kasvas üles laeva kapteni peres ja temast Eerikust siis sai professionaalne kunstnik. Aga tema isa August Schmidt oli ka väga siis andunud maalija ja praegu on nad siin võrdselt ja mul oleks väga raske öelda kunsti ajaloolasena, et kumb nüüd on minu jaoks nagu parem või meisterlikum, et minu jaoks nad on mõlemad fantastilised. No mina tulin ja minu silm ütles kohe niimoodi, et selle on teinud professionaal ja selle pigem nii-öelda siis see, kes harrastas merd sõita, aga tegelikult on ju vastupidi. Tegelikult on vastupidi täpselt ja see on võib-olla ka üks selle meie näituse selline idee, et näidata just seda nagu merearmastust, et kui sa maalid seda, mida sa tunned nii hästi ja kus sa oled veetnud aastaid, siis ongi tulemus suurepärane. Siin näitusel ringi vaadates loomulikult on väga palju ilu, aga üsna pea saad ka sina ise tegelikult läbi ühe töötoa ilu luua. Irma, teil on tulemas siis selle näituse raames üks väga eriline sündmus. Tõepoolest 26. märtsil ootame kõiki kultuurihuvilisi sellisele sündmusele, kus saab osaleda nii selle näituse kuraatorituuril kui ka sellises erilises töötoas ja saab luua oma enda isikliku kunstiteose meremaali. See on eelkõige mõeldud täiskasvanutele, sest peredele meil on päris palju perepühapäevi, üritusi, kus me ka teeme muuhulgas meremaale. Et meil on tulemas selline eriline kogu pere üritus nimega Öömuuseumis. Seekord siis see toimub 13. märtsil. Ja meil on õhtu jooksul plaanis ka siin merekutse näitusel töötuba ja pärast seda on Öömuuseumis eriline see, et saab vaadata kogu pere etendust nimega Noore merekaru esimene suurem seiklus. Seal on peaosas Oskar Seeman, Saara Nüganen ja muusikat teeb Marko Matvere. Nii et ma arvan, et see on väga selline tore, lustakas kogu pere etendus, mis pakub huvi kindlasti mitte ainult merendushuvilistele, vaid laiemalt ka. Nii et kogu see ringi käimine siin Lennusadamas täna näitas seda, et tegevust on siin tõesti nii suurtele kui ka väikestele. Nagu näha, laevad sõidavad ja tere tulemast!